Tänases saates räägib teile oma loo Teini, kes 2014. aastal sünnitas oma esimese lapse, olles ise samal ajal 16-aastane. Milline oli tema elu? Olen Teini Serg, nüüdseks 19-aastane, 2 lapse ema. Esimene laps sündis, kui ma olin 16 ja teine, kui ma olin 19. Käisin Kitzbergi gümnaasiumis, lõpetasin seal põhikooli. Otsest tagakiusamist mul ei olnud rasedusega seoses, ainult sellisel saidil nagu Ask.fm tuli mul väga huvitavaid kirju. Alguses ma võtsin neid päris südamesse, aga hiljem ma lihtsalt kustutasin need. Koolikaaslaste seas otseselt keegi mulle näkku ei öelnud midagi. Aga ma tean, et tagarääkimist oli. Ja tänava peal mul keegi imelikult ei vaadanud, sellepärast, et võib-olla ma ei näinud lihtsalt nii noor välja. Et emaks saamine on niivõrd tähtis ja niivõrd suur asi inimese elus, et ma usun, et üks 8. klassi tüdruk kindlasti ei unista tähendab, üks tüdruk ei unista kindlasti sellest, et 8. klassis emaks saada. Aga tundes ja teades Teinit, ma sellepärast nagu ei muretsenud, et ta ei saaks hakkama. Ma olin täiesti kindel, et ta saab hakkama. Ja lõppude lõpuks ei tee ju vanus kellegist ema, vaid pigem see inimene ja tema olemus, nii et jõudu ja jaksu Teinile. Nagu see ei olnud nagu nii üllatav, kui see oleks olnud nagu mõned teise inimese puhul. See nagu üllatas ikkagi, aga ta oli alati meie 2 klassi pealt nagu kõige täiskasvanulikum. Ehk siis ma nagu teadsin, et ta saab sellega hakkama. Ehk siis see olnud nagu siuke asi, et saaks nagu maailma lõppu olnud. Alguses oli tema see, kes ei lubanud mul last kaotada. Hiljem raseduse aeg ta ei tundnud minu raseduse vastu huvi. Teda ei huvitanud, mis sugu laps on. Raseduse alguses me juba läksime tegelikult lahku, aga kui laps oli sündinud, siis temal oligi selline põhimõte, et kui meie ei ole koos, siis on temal lapsest ka ükskõik. No ja siiamaani. Laps on 3-aastane juba ja ei ole huvi tundnud. 16-aastasena laps saada oli minu jaoks ootamatu, sellepärast, et ma ei teadnud sellest rasedusest alguses mitte midagi, üsna pikalt, umbes 4 kuud. Enamus inimeste jaoks on see muidugi uskumatu, et mingeid tundemärke ei olnud. Aga mul olid õnneks vanemad kõrval, kes mind aitasid ja toetasid. Nii et sain imiku kõrvalt põhikooli lõpetatud. Ja esialgu vajas harjumist nagu ikka. Aga lõpuks tundsin juba rõõmu sellest rasedusest ja asjade ostmisest ja vanemad iga kuuga leppisid rohkem sellega. See olukord oli kohutav. Kas ma võin su telefoni nagu Tele2 viia või? Huvitav, kas need pudelid saab kaasa või? Saan nagu ju auto siis nagu mitu euri odavamalt. Nad ei saa ise nagunii sellest aru, et ma niimoodi mõtlen. Ma olen geenius. Davai, võta lihtsalt need pudelid kaasa. Et põhimõtteliselt ega ükski neist autodest ju ei tööta. Aga millisel nagu kõige rohkem hobujõude kapoti all on? Tahaks ikka nagu rämedat pilli. No nii, kus see kapott siin lahti käib? Ma pole seda autot ju kunagi varem näinud. Siit väga super. Sel motil mul nagunii rahagi. Tulin see mingi rõveda ilmaga, panin ilusti riidesse. Et kas siin mootoribloki peal nagu omletti saab teha või? Jutt on rämedalt tüü.
pelmeene tahaks ikka ilgelt praegu sisse laugutada. Mul pole ju lubagi. Võtan siis siit selle 3-rattalise. Too oma vana telefon Tele2 ja anname sulle uue poole soodsamalt. Raseduse ajal oli kõige hullem see, kui lapse isa terroriseeris. Aga kui laps juba käes oli, siis kõige raskem oli see, kui ma ei tulnud toime lapse nutuga. Ma ei osanud teda kuidagi lootada, siis ma nutsin koos temaga. Vanemad olid mul kõige suuremaks tugiisikuks. Kui mul oli vaja koolis käia, siis ma sain alati lapse nende hoolde jätta. Perearsti juures sain emaga käia. Rahaliselt loomulikult elasin ma nii-öelda nende õlul. Kuigi ma sain ise muidugi ema palka. Kui ma olingi meeleheite äärel peaaegu, siis oli alati mul ema kõrval, kes vajadusel lapse võttis, et mina rahuneda saaksin. Teise lapse tulekust teada saades oli meil suhteliselt kiire oma elamine otsida ja vanemate juurest ära saada. Meil on oma korter ja mina olen kodune lastega, mees käib tööl. Uue elukaaslase on mu laps väga hästi vastu võtnud. Esimene laps siis. Ja nad saavad hästi läbi. Võõrastav või vaenulik, mis vaenulik või valelik. Ja võidelda, kus võimalik ning vajalik. Sest